tere, mina olen Martin Ehala ja see loeng on lugemisoskuse arendamisest eesti keele kui võõrkeele õppe tunnis. Kõigepealt selleks, et valmistada ette lugemise arendamise tundi, on muidugi vajalik valida tekst välja selline tekst välja valida, mis vastaks õppijate keeletasemele. Loomulik on lähtuda keeletasemete hindamisel Euroopa raamdokumenti keeletasemete kirjeldustest ja neis on, nagu te siin slaidil näete ka, on siis kirjeldatud kirjaliku teksti mõistmise astmed. Nii et kõige madalama keeleoskuse tasemel peaks siis õppija aru saama tuttavatest nimedest ja sõnadest ning väga lihtsatest lausetest, näiteks sellistest, mis on kuskil siltidel, plakatitel või kataloogides. Ühesõnaga hästi lühikesed tekstid peaks olema talle jõukohased. Algtaseme kõrgemal nagu astmel on siis juba võib eeldada väga lühikeste ja lihtsate tekstide, näiteks reklaamtekstide või tööpakkumiste või menüüde ja prospektide, väikeste selliste tutvustavate tekstide või sõiduplaanide mõistmist või siis lühikeste isiklike kirjade mõistmist, näiteks e-kiri, mis on saadetud. Kesktasemel juba siis nii-öelda iseseisva keelekasutaja tasemel peaks õppijad olema võimelised aru saama sellistest tekstidest, mis koosnevad sagedamatest konstruktsioonidest ja sõnadest ja mis kirjeldavad sündmusi või mõtteid või soove isiklikes kirjades, ühesõnaga sellisest igapäevaelu puudutavatest lihtsamatest tekstidest. Juba iseseisva keelekasutaja kõrgemal tasemel ehk B2 tasemel peaks siis olema võimeline õppija mõistma arvamusartikleid ja tänapäevast proosat, mis on kirjutatud nagu lihtsamal viisil, mitte väga luulelises keeles. Ja see, mis nüüd tõenäoliselt keeleõpetajale harvemini ette tuleb, on siis kõrgtasemel keeleoskajad, kes siis peaksid olema võimelised aru saama pikkadest ja keerulistest tekstidest ja toimuma ka stiililist eripära ja suutma oma erialaseid artikleid ja pikemaid tehnilisi juhendeid lugema, nii et kõrgtase on juba säärane, mis ei ole kaugel emakeeleoskaja tasemest, haritud emakeeleoskaja tasemest, nii et ja võib-olla see C1 on isegi väiksema haridusega emakeeleoskaja tasand, kus C2 siis, kes peaks vaevalt aru saama kõigist kirjaliku teksti liikidest, et see keeleoskuse tase on siis tõesti sama hea kui haritud emakeele kõneleja tase. Nii et ühesõnaga, kui te hakkate ette valmistama tundi, lugemistundi, kus siis tuleb mingisuguse tekstiga töötada, et peaksite kõigepealt leidma ja teadma oma õpilaste keeleoskuse taset, et siis sellest lähtuvalt valida tekst. Nüüd, lugemisoskus on täiesti kindlasti seotud keeleoskusega, aga kui me vaatame Euroopa raamdokumendi lugemisoskuse tasemeid, just need, mis olid eelmisel slaidil, siis põhimõtteliselt seal kirjeldatakse kõige lihtsamat lugemisoskuse liiki, niinimetatud põhilugemisoskust. Aga lugemisoskus loomulikult ei ole eraldi teistest keelelistest osapädevustest, kõnelemisest ja kuulatu arusaamisest ja kirjutamisest ja seetõttu ei ole ka lugemisoskus lihtsalt seesama põhilugemisoskus, mille definitsioon on siin slaidi peal antud ka, et see on siis õppija võime saada aru teksti teemast ja teksti sisust. Ühesõnaga, see on tõesti kõige esmane teksti vastuvõtu ja kõige esmane teksti mõistmise tasand, et ta saab sisust aru, kõik ta on suuteline siis sealt neid fakte üles lugema või kirjeldama, mida ta luges. Nii et see on siis selline kõige esmane lugemisoskuse tasand ja just nagu eelmisel slaidil oli, et Euroopa raamdokument siis kirjeldab lugemisoskust just sellise põhilugemisoskuse tasandil. Aga lisaks sellele on lugemisoskusel veel nii-öelda 3 keerukamat tasandit.
funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline lugemisoskus ja loovlugemisoskus. Ja see funktsionaalne lugemisoskus on siis juba säärane lugemisoskuse tasand, kus lugeja oskab loetut kasutada erinevateks eesmärkideks eri olukordades ja oskab teha järeldusi teksti põhjal. Ühesõnaga, funktsionaalne lugemisoskus on juba mingisuguse eesmärgiga lugemine, et inimene lähtub oma igapäevategevuses lugemisest ja selle lugemise tulemusi ta oskab rakendada oma igapäevases tegutsemises. Et see on siis funktsionaalne lugemisoskus, et see on nagu lugemisoskus elu jaoks. Kui põhilugemisoskus on lihtsalt tehniline võime aru saada teksti mõttest. Aga seal ei pruugi olla veel sellist nagu integreeritust igapäevaellu. Sealt edasi siis järgmine samm on kriitiline lugemisoskus. Et see on siis juba võime ka analüüsida tekste nendes edastatud väärtuste ja hinnangute seisukohalt ja mõista tekstides toimuvat mõjutamist. Ühesõnaga, see on juba nagu teatud laadiga selline metatasandil lugemine, et ühesõnaga lugemine ja teksti üle reflekteerimine. Et see on siis juba kõrgem võime kindlasti kui põhilugemisoskus, et see kriitiline lugemisoskus kindlasti kuulub funktsionaalse lugemisoskuse hulka, kuna elus toimimiseks on meil vaja ka hinnata teksti autentsust, teksti tõepärasust, teksti usutavust ja nii edasi, aga ta eeldab siiski kõrgemat nii-öelda teksti mõistmise või teksti analüüsi võimet kui lihtsalt funktsionaalne lugemisoskus lugeda selleks, et elus lihtsalt hakkama saada. No ja viimase astmena on siis esitatud loovlugemisoskus, et see on siis säärane lugemisoskus, kus inimene kasutab loetud tekste uute tekstide tootmiseks, selleks, et ise luua tekste ja kasutab oma loodud tekstides siis varasemalt loetud tekstide informatsiooni, oskab viidata seal või refereerida ja kombineerida erinevatest allikatest loetud tekste kokku oma uueks loovaks tekstiks. Et see ju nagu teatud mõttes ei ole enam selles mõttes lugemisoskus, et see on juba teksti moodustamisoskus, aga see on selline teksti moodustamisoskus, mis on väga tihedalt seotud lugemisoskusega, ehk siis võimega lugeda tekstidest välja olulisi kohti, et neid olulisi kohti oma tekstides ära kasutada. Nii et tõsiselt, eks ole, kui me õpetame keelt, siis põhilugemisoskus on see võib-olla esmane ülesanne, millega tunnis kokku puutuda, aga päris kindlasti kesktaseme või juba algtaseme lugemisoskusel tuleks arendada funktsionaalset lugemisoskust ehk siis integreerida seda loetud tegelikku ellu. Ja ma arvan, et kesktaseme lugemisoskusel tuleb hakata tegelema ka kriitilise lugemisoskuse arendamisega, et hinnata teksti selle tõepärasuse, autentsuse, mõjutamise ja ka stiili seisukohalt. Loomulikult kesktasemel on juba võimalik ka mingisugune loovlugemisoskus, eriti kui tegemist on kõrgema kesktasemega. Aga põhimõtteliselt ikkagi nagu võite eeldada, eks ole, et kõige sagedamini loovat lugemisoskust läheb vaja siis, kui inimesed kirjutavad oma bakatöid või magistritöid, et ehk see on siis nagu akadeemilise elu osa ja see on juba tase, mille puhul tuleks eeldada seda C1 vähemalt, et ülikoolis õppimise taset. Nii, aga edasi, et milline on üleüldse hea lugeja, et mis suunas siis lugemistunniga võõrkeele õppijat arendada. Ja päris selge, et hea lugeja võib olla kõigil keeleoskuse tasemetel, arvestades muidugi siis vastavat teksti raskusastet, et algtasemel lugeja on hea siis, kui ta suudab just algtaseme tekste hästi lugeda ja nii edasi ja nii edasi. Ja see tähendab seda, et muidugi iseenesestmõistetav asi, et lugemistekstid peaks olema raskusastmelt parajad, et nad pakuks eduelamust, aga nad peaks olema ka nii palju rasked, eks ole, et nad kogu aeg arendavad ja sunnivad uut juurde õppima. Ja millal me siis aru saame, et millal on tegemist hea lugejaga, et sellisel juhul, kui tal on see loetu keeleliselt arusaadav, et seal esinevad konstruktsioonid on tal tuttavad, ta tunneb väljendeid ja see sõnavara on tal tuttav, ühesõnaga ta suudab selle taseme tekstidest ilusasti jagu saada.
siis teine oluline asi on see, et ta suudab teksti nagu sisu, teksti mõtte, tekstist saadud informatsiooni paigutada oma muude taustateadmiste hulka. No siin on muidugi osalt on see seotud päris kindlasti kultuurilise kompetentsiga, võimega mõista seda kultuuri, mis keeles ta nüüd seda teksti loeb, aru saada nendest nähtustest, mida selles kultuuris käsitletakse ja kuidas need nähtused selle kultuuri väärtuste ja kõige muuga siis kokku kõlksuvad. Ja see peab arenema samamoodi keeleoskuse tasemetega paralleelselt, see kultuuriline kompetents. Siis kindlasti on hea lugeja tunnuseks see, et ta suudab nagu kiiresti lugeda ilma üksikuid sõnu sõnaraamatust järele vaatamata. Loomulikult ette võib tulla alati selliseid kriitilisi sõnu, mis on teksti mõistmiselt nagu täiesti vältimatud ja mis on uued, siis seda tuleb vaadata järgi, aga päris kindlasti on võimalik lugeda nii, et vähem olulised sõnade tähendusi võib lihtsalt aimata. Ja nüüd see on ka hea lugeja tunnused, et ta siis ei pea tingimata vaatama kõiki sõnu, et ta võib üle lugeda võõrastest sõnadest, ta aimab enam-vähem, mis need võivad tähendada, ta saab ikkagi teksti põhitähenduse kätte. Ja muidugi eesmärgipärane lugemine kas info jaoks või naudinguks, et võime siis nagu lülitada ennast ümber ühelt lugemiselt teisele, et info jaoks lugemise puhul on nagu erinevad meetodid, mida me kohe nagu vaatame, mis on täiesti teistsugune lähenemine kui naudinguga lugemine, et naudinguga lugemisel on just inimene peab suhestuma tekstiga nagu aeglaselt ja põhjalikult, samas kui info jaoks lugemisel on erinevaid võtteid, kuidas siis tekstist info võimalikult kergesti kätte saada. Nüüd, kui küsimuseks on, et kuidas lugemist arendada, et seal on alati nagu selline võimalus, et kas lugeda valju häälega või lugeda vaikselt. No päris ilmselge on see, et teksti sisu mõistmise seisukohalt on vaikselt lugemine parem, sest häälega lugemise puhul juba see artikuleerimine võtab osa tähelepanu endale ja kui meil on tegemist võõrkeelega ja võõrkeeles lugemisega, siis inimene hakkab mõtlema seal hääldusele ja häälduse nüanssidele ja see tähendab seda, et osa tema tähelepanust läheb mujale. Ja seetõttu, kui me nüüd vaatame emakeele kõnelejad, siis nagu emakeele kõnelejad, haritud emakeele kõnelejad ei artikuleeri lugemise ajal isegi mitte hääletult, eks ole, et nagu õige lugemine on säärane, kus sul ei toimu mingisuguseid artikulatsiooni liikumisi suus või mingit ominat või isegi mitte keele liikumist, nii et seda ei ole märgata. Ühesõnaga, nagu edukas lugemine käib ainult vaimselt. Nii et nagu artikulatsiooniaparaat ehk siis hääldusaparaat mingil moel ei ole kaasatud sellesse. Ja see hääletult lugemine on kindlasti kiirem kui artikulatsiooniga lugemine, nii et tõesti ongi niimoodi, et enamasti nagu algajad lugejad, et nendel käib kogu aeg see artikulatsioon kaasas. Nüüd, ja nii ongi, et nagu kui lugemise teha valjult lugemiseks, siis see võib lihtsalt tähelepanu hajutada teksti sisult, teksti kuulamisele, nii et lõpuks peale mingi teksti ettelugemist, kui küsida, et mis see teksti mõte on, siis võib-olla see ettelugeja üleüldse ei suudagi mingit mõtet meenutada, sest ta lihtsalt luges. Ja ühesõnaga, et selle nagu slaidi üldine kokkuvõte on see, et eristada tuleks vaikselt lugemist. Nüüd muidugi on võimalikud sellised olukorrad, kus on tegemist raskete tekstidega, mida tuleb lugeda üheskoos ehk siis klassis koos õpetajaga ja õpetaja abi on võib-olla vajalik ehk see niinimetatud tugilugemine. Ja selle tugilugemise puhul ongi siis nii, et tekst loetakse lõigu kaupa ja õpetaja nagu käib klassiga läbi iga lõigu ja teeb iga lõigu mõtte selgeks, nii-öelda reflekteerib iga lõiku samm-sammult, kuni kogu tekst saab loetuks, aga ka sellise tugilugemise puhul tuleks lasta kõigepealt lõik lugeda vaikselt ja seejärel õpetaja hakkab nagu õpilastega arutama selle lõigu üle või käib selle lõigu samm-sammult üle ja aitab selle mõttest aru saada. Nii et ka sellisel puhul
siis tuleks eelistada kõigepealt vaikset lugemist, et kõik prooviksid aru saada tekstist ja alles seejärel häälega lugemist. Et siis nagu iga lause sisu ümber sõnastada. Samuti muidugi häälega lugemist võib kasutada üksikute lausete puhul, harjutustes, kus võib-olla harjutuse eesmärk on hoopis mingi morfoloogiline või süntaktiline või sõnavaraline, et seal selle lause ettelugemine on lihtsalt võimaldab hääldamist harjutada, võimaldab lugemist praktiseerida, sellist häälega lugemist praktiseerida, et seal ei ole kõige olulisem see nii-öelda tervikteksti mõttemõistmine, vaid seal on selles ühes lauses on mingisugune spetsiifiline ülesanne, mis tuli lahendada ja miks mitte siis lugeda seda lauset ette selleks, et lihtsalt nagu tutvuda ja harjutada ennast selle keele kõla ja selle keele hääldamisega. Nii, edasi, kui nüüd vaadata, mismoodi tekstidele läheneda, siis tõesti lugemistunni planeerimiseks me peaksime väikse ülevaate saama ka lugemisstrateegiatest ehk siis sellest, millisel viisil üldse tekstidele läheneda, milline on see tekstiga töötamise viis nii-öelda. Ja põhimõtteliselt eristatakse 4 lugemisstrateegiat, need on siin kirjas ka, valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine ja loovlugemine. Et siis valiklugemine on säärane, kus tekstist otsitakse suhteliselt lühikese ajaga teatud infot või detaile ja kõik muu jäetakse kõrvale. Et see on lihtsalt selleks, et saada kätte mingisugune info, mida otsitakse mingisugusest tekstist, kus on palju muud infot ka. Üldlugemine on siis selline, nii-öelda võib öelda, et see on diagonaalis lugemine, kus iga lauset ei loeta, aga püütakse võimalikult kiiresti saada kogu sellest tekstist ülevaade, et mis selle teksti nagu sisu või mõte või eesmärk või nagu põhisõnum on. Et sellest järgmine aeganõudvam lugemise liik on siis süvalugemine ja süvalugemine on see, mida me tavaliselt lugemiseks nii-öelda peame, et see on selline lugemine, kus tõesti võetakse teksti ette ja loetakse nagu lause lauselt järjest lõik lõigult tekst algusest lõpuni läbi, püüdes aru saada kogu teksti mõttest. Ja siis veel ka loovlugemine, et see on siis pikemate tekstide lugemine ja mõistmine, et see toimub väljaspool keeletundi, see on selle nii-öelda naudingu jaoks ja elamuse saamiseks lugemine, et see on siis nagu jääb selline strateegia jääb väljaspoole keeleõppetundi. Nüüd see, millist strateegiat valida, sõltub lugemise eesmärgist, ehk siis et mis on selle lugemise eesmärk, milleks me hakkame lugema, kas meil on vaja mingit infot, kiiresti kätte saada mõnda fakti või meile tahame kiiresti ülevaadet saada, et millest siin nagu üldse räägitakse, ehk siis tutvuda üldiselt tekstiga või me proovime tekstist aru saada või me tahame lihtsalt saada kunstilist naudingut, arutada mingisuguse elu ja asjade ja olu üle, mis on siis ilukirjanduse puhul. Et see siis määrab samuti teksti liik, et kas meil on tegemist mingi sõiduplaani või menüüga, et keegi tõenäoliselt sõiduplaani ei loe algusest lõpuni, ilukirjanduse luulega on jälle teistmoodi, ka teksti struktuur, kas see on lineaarne tekst, kus kõik nagu liigub vasakult paremale ülevalt alla lehekülgede kaupa või see on mingisugune hüpertekstuaalne tekst, mis on internetis, kus sa saad klikkida erinevate linkide peale ja sealt see viib sind erinevate allosade juurde, aga muidugi ka raskusaste määrab seda lugemisstrateegiat, et kuivõrd keeruka tekstiga meil on tegemist, et kas me saame seda lugeda nagu üldlugemisega või meil on vaja nagu tõesti hakata teksti dešifreerima. Et kõike seda tuleks kasutada keeletundides ka, et kui lugemisharjutusi teha, et siis mõelda, et nagu mis on selle lugemise eesmärk ja siis vastavalt sellele nagu mõelda, milline lugemisstrateegia on kõige kasulikum ja siis selle lugemisstrateegia põhjal sellest lähtudes tuleks koostada neid lugemis- ja teksti mõistmisharjutusi, mida siis õpilastel lasta teha. Nüüd, siin on natukene, nüüd järgnevas on kõigi nende lugemisstrateegiate kohta ka natukene infot selle kohta, et mis laadi ülesanded ühe või teise lugemisstrateegiaga hästi sobivad. Ja valiklugemise eesmärk, nagu öelda, on leida tekstist oluline teave. Ja selliseid tekste, mida kasutatakse valiklugemiseks, ongi sõiduplaanid, menüüd, teatmeteosed, kokaraamatud, käsiraamatud, eks ole, teabetekstid, muud säärased, ühesõnaga sealt
neid me ei loe kaanest kaaneni, sealt me otsime infot. Ja valiklugemisena seda saab kasutada juba tõesti kõige madalamal keeleoskuse tasemel, sest eks ole, noh, kujutage ette menüüd, väga praktiline tegevus, õppida nagu tundma menüüd ja sealset sõnavara, teksti on vähe. Nii et näiteks nagu selliseid tekste saab juba ka A-taseme keeleõppes rakendada. Ja teine asi on ka see, et valiklugemisel võib tekst tervikuna olla keerukam kui selle õppija keeleoskuse tase, juhul kui ta on võimeline sealt seda nagu teatud märksõnade abil leidma selliseid lõike, mis on talle olulised ja siis töötama nende lõikudega, et võib-olla terve tekst on talle liiga raske, aga kui ta sealt valiklugemisega peab otsima mingit väga spetsiifilist infot, siis selle info nagu ülesleidmine võib talle olla täiesti jõukohane. Nonii, ja milliseid ülesandeid siis valiklugemise puhul saaks rakendada, ongi näiteks leia menüüst teatud tüüpi toidud või leia teadmikust teatud mõiste definitsioon või leia tekstist definitsioonile ühesõnaline vaste või leia tekstist teatud tunnustega sõnu, näiteks otsi tekstist nimisõnu või sünonüüme teatud väljendile, nii et näiteks annate nagu mõningad väljendid ja siis otsitakse sellele teksti seest nende mõistete või nende sõnade sünonüüme. Ja samuti emakeelsele sõnale võõrkeelne vaste, näiteks antakse harjutuses, et need emakeelsed sõnad ja nüüd leia sellest tekstist, millised sõnad siis selles õpitavas sihtkeeles on vastavad emakeelsetele sõnadele. No sellised on nagu mõningad ülesanded, mida valiklugemise strateegia puhul rakendada saab. Edasi, üldlugemine on siis säärane kiiresti tekstis orienteerumisel lugemine, et saada teksti sisust ülevaade. Enamasti me kasutame seda ajalehtede lugemiseks ja või mitte lugemiseks, või nende sisuga tutvumiseks, et selleks, et otsustada, kas mingit artiklit lugeda rohkem või lugeda vähem. Ja sageli ka siis, kui meil lihtsalt pole aega süvalugemiseks, siis tuleb lihtsalt üldlugemisega saada tekstist ülevaade. Ja kui nüüd üldlugemise harjutusi teha, esiteks tuleb anda harjutamiseks piisavalt väike aeg, et õpilased ei hakkaks tegelema süvalugemiseks, neil olekski ainult nii palju aega, et vaadata teksti pealkirjad ja lugeda lõigu algusi ja lõigu lõppe ja teksti algust ja teksti lõppu, nii-öelda diagonaalis lasta pilk tekstist üle. Et sellisel puhul, mida võiks lasta teha, nagu pakkuda tekstile pealkirja, eks ole. See tähendab seda, et ta peab olema aru saanud, millest tekst on, et ta peaks suutma pealkirja välja mõelda. Või lõida lõikudele alapealkirjad, et eriti kui on tegemist lühema, kus on vähem lõike, seal 3-4 lõiku, et siis peaks olema võimalik nagu aimu saada, mis need lõikude põhiideed on ja sinna alapealkirjad võtta. Või teha tekstist paarilauseline kokkuvõte lihtsalt nii nagu oma mulje põhjal, et tekst räägib sellest. Ja või siis kombineerida pilte ja tekste omavahel kokku, et see ka nagu eeldab, et on aru saadud teksti üldisest nagu teemast ja sisust ja siis see võimaldab siis pildiga neid kokku panna. Võivad olla sellised üldised küsimused teksti kohta, millele on võimalik vastata peale esmast lühikest tutvumist tekstiga. Nii, edasi, süvalugemise puhul muidugi on teksti täielik mõistmine on eesmärgiks, kuni detailini tuleb mõista. Ja kui me seal räägime, et milliseid harjutusi teha süvalugemise harjutamiseks või kokkuvõtmiseks, siis seal ongi nagu teksti kokkuvõtte koostamine. Loed läbi, põhjalikult loed läbi ja teed kokkuvõtte. Ka lõikudele pealkirjade koostamine sobib, kui on tegemist ka pikema tekstiga, siis eeldab süvalugemist, siis saab lõikudele pealkirjad panna. Tuumlausete alla joonimine, et siis lugemise käigus igast lõigust leida kõige olulisemad laused, kõige olulisem lause igast lõigust ja see alla joonida. Võib lasta moodustada teksti kohta küsimusi lugemise käigus, aga siis ka peale lugemist, et näiteks 3, 4 või 5 küsimust, olenevalt teksti pikkusest, teksti keerukusest. Et see on üks viis, kuidas süvalugemisstrateegiale koostada nagu teksti mõistmisharjutusi. Võib ka lasta kirja panna fakte ja arvamusi, eriti uudislugudes ja ajalehetekstides.
ja juba samuti kriitilise lugemisoskuse tasemele tõusev ülesanne anda hinnang tekstis väljendatud probleemile, ühesõnaga tõesti juba suhestuda tekstiga sellisel tasemel, et peab olema selge, et tekst on nagu sügavalt läbi töötatud. Loovlugemine, mis toimub väljaspool keeletundi ja selle eesmärk on siis loetust naudingu saamine. Jällegi, milliseid harjutusi võib teha, teksti sisu kokkuvõtte koostamine kuulub sinna, üldise hinnangu andmine tekstile sellise nagu meeldivustasandil või elamussaamise aspektist kirjutatud hinnang. Kui meil on tegemist ilukirjandusega, siis mingite tegelaste iseloomustuste kirjutamine või tegevuskohtade iseloomustamist või aga samuti võib loovlugemise nagu nii-öelda harjutamiseks või loovlugemise mõistmise harjutamiseks teha teksti sisu rollimänguna, et sellisel juhul peaks olema teada kogu see käik ja kogu narratiiv, mis seal on, või teha väike lavastus selle kohta, et see siis eeldab, et nagu ollakse juba tuttav karakteritega ja põhilise intriigiga ja mismoodi see intriig laheneb. Nii et selline rohkem loominguline lähenemine tekstile ja loominguline lähenemine selles teksti sisule. Nüüd edasi juba veidikene praktilisemaks, et mismoodi siis lugemistundi üles ehitada. Kui teile olete nagu otsustanud, et võtate mingi teksti ja töötate sellega oma keeletunnis, siis üldiselt tuleks arvestada, et lugemistunnil on traditsiooniliselt 5 etappi. Et nagu lugemistund algab lugemiseks häälestamisega, siis sellele järgnevalt tuleb lugemiseelsed harjutused, see harjutatakse enne lugema asumist, hakatakse lugema ja siis lugemise ajal on võimalik teha teatud harjutusi. Kui lugemine on loetud, need harjutused on tehtud, on lugemisjärgsed harjutused ja tund lõpeb kokkuvõttega. Nii et põhimõtteliselt 5 sorti tegevusi on võimalik teha ühe tekstiga, kui see tekst on võetud selleks, et täita sellega kogu keeletunni sisu. Nüüd natukene lähemalt kõigist nendest etappidest ükshaaval, et häälestamine. Et selle ülesanne on õppijate motiveerimine loomulikult ja siin on oluline, et need häälestamisharjutused on teksti teemaga üldiselt seotud, aga nad ei pea olema tingimata teksti enda kohta. Et nad on selle valdkonna kohta või selle problemaatika kohta ja nad peavad mingil moel intrigeerima või mingil moel huvi äratama. Ja kuidas seda teha, siin on mõningaid võtteid ja harjutusi, mida siis kasutada häälestamiseks. Et võib teha lihtsalt lühikese arutluse või vestluse teksti teemal või selle tekstis nagu käsitletava probleemi kohta. Teine, kui meil on tegemist mingisuguse teabetekstiga, kus on mingi info, siis võib esitada faktiküsimusi selle teksti faktide kohta ette, et vaadata, et õpilased nagu siis nagu räägivad, mida nad juba teavad, üritavad nendele faktidele vastata ja selle faktidele vastamine siis tekitab neis huvi teada saada, kas nad on õigesti vastanud neile faktidele või ei ole ja seda nad saavad tekstist hiljem lugema asudes. Siis järgmine on teemaga seotud piltide vaatamine, et need pildid võivad kuidagi ärgitada ja tekitada mingisuguseid mõtteid, liigutada, muidugi ega siis pilti lihtsalt ei vaadata ja suu kinni, eks ole, kui pilti vaadatakse, ikkagi see pilt ärgitab midagi ütlema, ärgitab midagi arvama, tekitab siis arutluse või vestluse. Ja üks viis on siis ka, et kui nii-öelda teksti teema on välja öeldud, et siis võidakse nagu küsida, et mida te arvate, et mida sellisel teemal nagu kirjutada võib, et milliseid seisukohti võib-olla välja pakutakse või mida sealt oodata. Nii et need on põhilised sellised nagu häälestamise võtted, enne kui üleüldse teksti juurde minnakse, et tegeldakse selle teksti valdkonnaga üldisemalt. Nüüd lugemiseelsed harjutused on nüüd juba sellised, mis konkreetselt keskenduvad sellele tekstile, millega töö hakkab peale. Ja lugemiseelsete harjutuste eesmärk on püstitada lugemisülesanne. Põhimõtteliselt anda see suund kätte õppijale, et milleks ta seda teksti hakkab lugema, mis peaks see tulemus lõpuks olema, kui ta selle teksti läbi loeb. Ehk see on siis nagu ülesande püstitamine tekstiga tutvumiseks. Ahah, ma tean, miks me hakkame seda lugema, ma tean, mida ma pean selle lugemisega saavutama, ma tean, kuhu ma nagu jõuan. Ja siis, kui neid harjutusi koostades peaks analüüsima, et millist suunamist tekst vajab.
eks ole, kas ta on kultuuriliselt keeruline, et kas seal peab mingit kultuuritausta andma või tuleb nagu vihjata, millist lugemisstrateegiat kasutada, et nagu kasutada valiklugemist või üldlugemist, et noh, et selliseid asju tuleks silmas pidada, kui te siis lugemiseelseid harjutusi teete. Millised on siis tüüpilised võtted? No üks kindlasti, mis keeleõppe juures on oluline, on teksti jaoks kesksete uute sõnade tutvustamine. Et kui palju neid peaks olema, kas ja kui palju, see sõltub muidugi sellest, et kui palju uut, et kuidas te hindate selle teksti raskusastet ja kuivõrd te arvate, et tekstis esinevad kesksed mõisted, ühesõnaga säärased sõnad, ilma milleta teksti mõistmine ei ole võimalik, et kuivõrd need on tuttavad. Kui need ei ole tuttavad ja nad korduvad tekstis ja ilma nendeta tekstist aru ei saa, siis muidugi on mõistlik neid mõisteid, neid sõnu, neid väljendeid kohe enne lugemist tutvustada, et lihtsalt aega kokku hoida ja see jällegi häälestab täpsemalt aru saama teksti põhisisust. Ja siis nagu enne just öeldud, see fookuse teadvustamine, et nagu püstitada see küsimus, millele teksti lugemine annab vastuse. Et ta nüüd teab, et ahah, ma hakkan seda teksti lugema ja mu eesmärk, lugemise eesmärk on see ja ma peaks põhimõtteliselt sellele küsimusele vastuse saama. Ehk siis nagu see põhiküsimuse püstitamine. Seda võib teha ka niimoodi, et tuleb tutvuda siis lugemisjärgsete harjutustega, ilma et neid nagu lahendama hakata, aga lihtsalt lugeda neid harjutusi, mida palutakse sooritada teksti lugemise järel, eks ole, seal on küsimused või seal on mingisugune noh, ühesõnaga, mida siis nagu õpilaselt nõutakse siis, kui ta on teksti läbi lugenud, et sellega tutvuda enne, kui ta teksti hakkab lugema, siis ta teab vähemalt, mismoodi sellele tekstile läheneda. Lugemise ajal on samuti võimalik harjutusi teha ja see on siis noh, see on põhiliselt ongi siis uue loetud informatsiooni sidumine teadaoleva informatsiooniga või tekstist kõige olulisema info teadvustamine ja konkreetseks nagu muutmine oma teadvuseks. Ja siin need harjutused, mis sobivad, ongi, eks ole, lõikudele alapealkirjad, loeb lõigu läbi, pealkirjastab selle lõigu ja see nagu aitab meeles pidada, milles see lõik on. Kesksed mõtted tekstist alla joonida tekstist või välja kirjutada, et siis mis on kõige tähtsamad mõtted, et jällegi oleks pärast nagu ettekujutus, millest tekst käis. Siis muidugi on võimalik ka nagu kombineerida pilte ja teksti omavahel kokku või siis moodustada teksti kohta küsimusi, nagu faktiküsimusi, iseäranis just niimoodi, et kui liikuda läbi teksti, siis nagu mingisuguste teksti lõikude kohta moodustada küsimusi, sest teksti kui terviku küsimuste moodustamine on võimalik põhiliselt ikkagi siis, kui tekst on loetud. Või siis faktide ja arvamuste eristamine, eriti kui on tegemist mingite uudislugude ja ajalehetekstidega, et nagu erinevate joonte allatõmbamisel faktidele ja arvamustele, et hiljem siis reflekteerida kogu selle uudise üle kriitiliselt. Ja lõpuks, kui siis on loetud, siis lugemise järel on nagu jälle üks periood harjutusi ja seal on siis eesmärgiks on koostada selline ühine arusaam teksti mõttest. No loomulikult see ei ole kunagi nagu absoluutselt ühine arusaam, välja arvatud siis, kui on võib-olla täiesti teabetekstiga tegemist, aga niipea, kui meil on midagi nagu probleemtekstiga tegemist, et siis tõenäoliselt võib see ühesõnaga selles arusaamas on mingid kesksed punktid, aga interpretatsioon võib ju natukene erineda õpilaseti, mis ongi siis, et nagu tekstis saadud info ja oma kogemuse suhestumine ja alati selles suhestumises tekivad mingisugused võib-olla mõnevõrra erinevad nagu arusaamised või lähenemised tekstile, aga selline üldine reflekteerimine lugemise järel aitab siis nagu konstrueerida selle teksti tähendust kogu selle õppijarühma jaoks. Ja seda võib teha koos, eks ole, nagu ma siin praegu just rääkisin, et arutatakse, mis see teksti mõte on ja mismoodi läheneda sellele ja mismoodi erinevad inimesed sellest on aru saanud. Aga seda saab muidugi teha ka individuaalselt, näiteks koostada kokkuvõtte peale teksti lugemist. Aga arutlus muidugi on siis säärane, kus nagu interaktiivselt luuakse see teksti mõte. Võib lasta ühte või teist osa tõlkida või kokkuvõtet tõlkida
võib lasta tekstile alternatiivset algust või lõppu välja mõelda, ühesõnaga see on juba mängitakse selle tekstiga ja alternatiivsete võimalustega. On võimalik siis nagu esitada hüpoteetilisi küsimusi autorile või tegelastele, millele siis pärast klassis jällegi arutelu käigus on võimalik neid küsimusi kasutada selleks, et kujundada arusaamist sellest tekstist. Aga samuti võib teksti põhjal koostada dialoogi või rollimängu või väikese näidendi, ühesõnaga nagu reflekteerida siis sellise rohkem mängulises vormis tekstis väljendatud mõtetele. No muidugi kõik see sõltub teksti žanrist ja liigist. No hea oleks lugemistund ikkagi kokku ka võtta, ehk siis üle korrata tähtsamad sõnumid, saada tagasisidet õpilastelt selle teksti raskusastme ja huvitavuse üle ja hinnanguid teksti kohta ja tunni kohta ja no vot siis sellised kokkuvõtvad küsimused tüüpiliselt võiks olla, et milline oli teksti kõige huvitavam või kasulikum või kõige naljakam osa või milliste tekstis esitatud seisukohtadega sa nõustud ja millistega mitte ja mida sa kasulikku õppisid sellest tekstist. Ühesõnaga sellised mõningad küsimused, et lihtsalt nagu otsad kokku panna ja selle tekstiga töö siis lõpetada. Ja noh, sellised on nagu sellised üldised juhendid, kuidas lugemistundi koostada, eks ole, igaüks teist. Kui te asute lugemistunde tegema, siis peate lähtuma oma õpilaste tasemest, valima vastava teksti ja siis koostama need ülesanded vastavalt siis erinevatest strateegiatest lähtuvalt, siis erinevad ülesanded selleks, et töö tekstiga oleks kõige tõhusam. Ja noh, siia see loeng praegu lõpebki. Aitäh kuulamast, lugege ka kindlasti juurde Piret Kärtneri raamatut Lugemisoskuse arendamine, mis on teil veebis olemas. Et loeng on peetud täna 20. veebruaril 2018. aastal.